Kosmiline reaalsus ise, kosmiline elu on olemise liikumine ja teostumine. Need teostumised olid, on ja saavad olema. Eksisteerib ka teostumise ja liikumise plaan iga planeedi arengu jaoks, iga päikesesüsteemi arengu jaoks, iga kohaliku süsteemi arengu jaoks, universumite arengu jaoks, 7 superuniversumi arengu jaoks ning keskse universumi kujunemise, arenemise ja formeerumise jaoks, samuti paradiisi eluaseme jaoks, kust kõik lähtub ja kust kõike hoitakse üleval just paradiisi olemuse, paradiisi elu ja paradiisi energiaga hoitakse üleval kogu elu kosmoses. Kosmilises reaalsuses toimub liikumise, sündmuste, kujunemise ja evolutsiooniprotsess paradiisi energia abil. See energia väljub paradiisi tasandilt lakkamatult, iga minut ja iga hetk. Just see energia lõi elu enda. Nagu iga laps, kes alles alustab oma evolutsioonilise arenguteed, teeb vigu. Nii juhtub see ka kosmilises reaalsuses. Kui vaadata kosmose elu, näeme, et elu ennast ja elu tegevuse protsessi viivad läbi nii vaimsed kui ka mittevaimsed eri tasandite olendid, kes on loodud erinevates kohalikes süsteemides, päikesesüsteemides, tähtkujudes, galaktikates ja nii edasi. Nende hulk on tohutult suur. Nagu liivaterad ookeani või merekaldal, mida te võite näha. Samavõrd suur on ka asustatud maailmade ja olendite arv, kellest igaüks läbib oma evolutsioonitee. Ja kui kosmos alles alustab oma arenguprotsessi, võivad need olendid, kuigi nad on loodud täiuslikumana ja neile on antud täiuslikumad reaalsuse ja eluprojektid kosmoses, nad võivad samuti oma teadmatusest ja kogenematusest siiski teha teatud vigu. Ja neid võivad haarata ka egoistlikud seisundid. Jah, ego ja hirmud on see, mida looja ise ei ole, kuid need peavad kosmoses eksisteerima selleks, et igal olendil oleks valikuvõimalus, et oleks mida valida. Valik saab eksisteerida vaid siis, kui on olemas nii positiivne kui negatiivne, hea ja kuri, õige ja vale. Ainult sel juhul on teil võime ja võimalus valida. Seega on kõik kosmoses eksisteeriv on loov jõud, mis viib edasi kosmilise reaalsuse liikumist ja teostamist. Kosmilise reaalsuse, kosmilise olemise, olemuse ja kosmilise elu varases staadiumis, kui kosmos on veel noor ja ta tõepoolest on noor ning universum, milles me praegu evolutsioneerume, on umbes 13,8 miljardit aastat vana, mis on kosmilises mõõtkavas väga vähe. Ma võin öelda, et nooruses teevad kõik vigu. Ka need olendid võivad oma kogenematusest vigu teha. Ent mu sõbrad, kuna need olendid on arenenumad ja nende kanda on suurem vastutus, on ka nende langused, eksimused ja vead palju valusamad kui teie omad siin sellel primitiivsel kaugel oleval planeedil. Võin teile öelda, et kogu see kosmilise reaalsuse teostamise protsess, eriti nende eksimused ja langused, peegelduvad kohalikes süsteemides ja planeetidel. Planeedid on elukeskkonnad, kus eksisteerivad inimesed ja muud olendid, kes samuti evolutsioneeruvad. See kõik mõjutab neid, viib eksiteele ja võib kaasa tuua evolutsioonilise taandarengu. Iga kõrgemalt arenenud olendi langus levib nagu ahelreaktsioon, mõjutades ka teisi planeete ja ning igat üht teist ja teisi olendeid.